Unité 2, leçon 5. Dialogue. Bonjour. Je vais à la piscine. Tu voudrais aller à la piscine avec moi? Tu aimes faire du vélo? Et danser? Tu aimes danser? Je n'aime pas trop le yoga. Et toi? Bonjour tout le monde. Tere päevast kõigile. Täna meil on siis käsile vaja võtta teise õpiku osa 5. tund, ehk siis kokku on meil juba 10. loeng. Portrait de la semaine on siis alapealkiri, mis tähendab nädala portree. Kohe saame täpsemalt teada, mis selle all mõeldud on. Kõigepealt aga meil on siin üks väike audioharjutus, üks pisikene dialoog, mida me kuuleme. Üritame sellest aru saada. Loeme, tõlgime, harjutame selle lugemist nagu tavaliselt ikka. Kuulamisharjutus number 97. Une fête au club Erasmus. Une fête. Prantsuse keeles tähendab pidu. Au club Erasmus. Erasmuse klubis. Ja kuulame, võite samal ajal sõrmega siin õpikus järge ajada. Une fête au club Erasmus. Salut Katharina, ça va? Très bien. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis bénévole au club. Mais ce soir, je fais une interview pour la revue Vie étudiante. Ah, c'est intéressant. Et qui est-ce que tu interviews? Justement, toi peut-être? Tu es d'accord? Je ne sais pas. Eh bien, pourquoi pas? Alors, très bien. Loodan, et saite enam-vähem aru, mis dialoogis toimub. Väga keerulist sõnavara siin ei ole, aga sellegipoolest loeme siis nüüd uuesti ja tõlgime. Salut Katharina! Ça va? Tere Katariina, kuidas läheb? Très bien. Et toi? Qu'est-ce que tu fais ici? Väga hästi. Ja sul? Mis sa siin teed? Je suis bénévole au club. Ma olen klubis vabatahtlik. Un bénévole, prantsuse keeles vabatahtlik. Mais ce soir, je fais une interview pour la revue Vie étudiante. Aga täna õhtul teen ma intervjuu ajalehe, kuidas seda ajalehe nime siis tõlkidagi nüüd, üliõpilaselu jaoks. Ehk siis on arvatavasti ülikooli väikene oma ajaleht. Ah, c'est intéressant. Oh, kui huvitav. Või see on huvitav. Et qui est-ce que tu interviews? Ja keda sa intervjueerid? Justement, just nimelt, toi peut-être, võib-olla sind. Tu es d'accord? Oled sa nõus? Je ne sais pas. Ma ei tea. Eh bien, pourquoi pas? Hea küll, miks mitte? Nii. Meie esimene ülesanne nüüd siin on lugeda läbi see intervjuu, mis siis Olivier kokku kirjutas Katariinast. Ja selle põhjal teie saate ülesande välja mõelda siis need küsimused, mis te arvate, et Olivier võis Katariina käest küsida, et ta saaks sellise teksti kokku kirjutada. Nii et kui me loeme, lugege juba sellise pilguga, et kas te näete läbi siit neid küsimusi, mis siis Katariinale esitati. Aga panete siis kõigepealt pausi peale, nagu me ikka teeme, teete iseseisvalt selle töö ära ja siis minuga koos saate kontrollida. Nii, artikli kontroll. Portrait de la semaine, juba siis ütlesin, tähendas nädala portree. Ja hakkame siit otsast lugema, teie kordade järgi, siis ma ütlen, mis õige tõlge oleks ja pärast siis harjutame lugemist ka. Katariina
20 ans, est estonienne. Katariina, 20-aastane, on eestlanna. Elle est de Tallinn. Ta on Tallinnast. En ce moment, elle fait ses études à Paris 4. Praegusel hetkel või siis praegu ta õpib Pariisi 4. ülikoolis või Pariisi ülikooli 4. osas. Cette jeune étudiante estonienne est très contente de sa vie à Paris. See noor estlanna on oma eluga Pariisis väga rahul. Habiter et étudier en France, à Paris, c'est le rêve pour elle. Prantsusmaal Pariisis elamine ja õppimine oli tema jaoks unistus või on tema jaoks unistus. Elle est passionnée par les arts. Ta väga armastab, või she's passionate about, võiks öelda inglise keeles, et ta on väga vaimustatud kunstist. Alors, elle adore aller au musée. Seega, talle väga meeldib käia muuseumis, aux expositions, näitustel, visiter les monuments célèbres ja külastada kuulsaid vaatamisväärsusi. Pourtant, elle n'étudie pas les beaux-arts. Ometi ei õpi ta kauneid kunste. Elle est étudiante en lettres. Ta õpib filoloogiat või õpib keeli. Les beaux-arts et la poésie, ce sont ses deux passions. Kaunid kunstid ja luule on tema kirg. Kaunid kunstid ja luule on tema kirg või on tema kireks. Elle aime beaucoup la poésie française. Ta armastab väga prantsuse luulet. Ses poètes préférés sont Rimbaud et Baudelaire. Tema lemmik luuletajateks on Rimbaud ja Baudelaire. Mais elle aime aussi la poésie de Victor Hugo. Kuid ta armastab ka Victor Hugo luulet. Et un petit secret ja väike saladus, elle écrit elle-même des poèmes. Ta kirjutab ka ise luuletusi. Mais pas en français. Aga mitte prantsuse keeles. Être étudiant en France, ce n'est pas toujours facile. Prantsusmaal üliõpilane olla ei ole mitte alati kerge. Surtout au début, eriti alguses, parce qu'il faut régler tous les problèmes administratifs. Sest tuleb ära organiseerida kõik administratiivsed küsimused või lahendada kõik administratiivsed probleemid. Trouver un logement, leida elukoht. Pour financer ses études, elle a une bourse. Oma õpingute finantseerimiseks on tal stipendium. Et elle cherche un petit job pour travailler le week-end. Ja ta otsib väikest tööotsa või mingit väikest tööd, et nädalavahetustel töötada. Son impression générale sur la France, tema üldine mulje või üldmulje Prantsusmaast, et sur les Français est très positive. Ja prantslastest on väga positiivne. Elle aime la France et les Français. Ta armastab Prantsusmaad ja prantslasi et elle adore Paris.
ja ta jumaldab Pariisi või talle väga meeldib Pariis. Elle est à Paris pour un semestre. Ta on Pariisis 1 semestriks. Puis elle va rentrer en Estonie. Seejärel läheb ta tagasi Eestisse. Mais ensuite, elle va certainement revenir à Paris. Kuid hiljem tuleb ta kindlasti tagasi Pariisi pour revoir ses amis. Et oma sõpru näha. Bon courage et bonne chance, Katariina. Prantsuse keeles bon courage otsetõlkes oleks siis head julgust. Bonne chance oleks head õnne. Head julgust ja head õnne. Eesti keeles me sooviksime pigem edu ja õnne, Katariina. Nüüd saate panna pausi peale, vaadata uuesti selle teksti läbi ja kirjutada välja need küsimused, mis te arvate, et Olivier selle intervjuu käigus Katariinale esitas, et ta hiljem sai sellise teksti kokku kirjutada. Kui te olete need küsimused välja kirjutanud, siis saame minna edasi kuulamisharjutuse juurde, mida siis peate järgima ka töövihikust ja see on kohe leiame õige lehekülje. Lehekülg 42. Écoutez l'interview et notez les questions que vous entendez. Kuulake intervjuud ja märkige ära need küsimused, mida te kuulete. Soovitan teil enne, kui hakkate kuulama, panna jälle korra pausi peale ja lugeda kõik need küsimused läbi. Et te saaksite täpselt aru, mis siin kirjas on ja siis hiljem, kui te kuulate, teil on lihtsam ka orienteeruda, et kui te juba läbi olete lugenud ja saate aru, mille kohta küsitakse. Et siis on lihtsam leida see õige variant ülesse. Nii et pange hetkeks pausi peale. Nii, kui te olete nüüd selle eeltöö ära teinud, siis ma lasen teile jälle selle audio ilusasti. Taaskord kordan, ei vesi kordamast. Teie lasete seda endale nii mitu korda, kui te leiate, et on vajalik, kui soovite, et te vahepeal pause. Mina lasen üks kord. Exercice d'écoute. Écoutez l'interview et notez les questions que vous entendez. Alors, Katariina, d'où est-ce que tu viens? Je viens d'Estonie, de Tallinn. Et quel âge as-tu? 20 ans. Quelles études fais-tu? Je suis en lettres à Paris 4. Pourquoi les lettres? Parce que j'adore la poésie française, surtout Rimbaud et Baudelaire. J'aime aussi la poésie de Hugo. D'ailleurs, j'écris moi-même des poèmes, mais pas en français. Est-ce que c'est difficile de faire des études en France? Au début, ce n'est pas facile. La bureaucratie française, les papiers, les cartes de séjour, carte d'étudiant, carte de transport. Toutes ces démarches administratives, ce n'est pas très amusant. Est-ce que tout est réglé maintenant? Oui, ça y est. Il reste juste un problème, le logement. Tu vois, j'habite toujours chez des amis. Ils sont super sympas, mais je cherche un appartement à moi. Comment est-ce que tu fais pour financer tes études? J'ai une bourse Erasmus, mais je vais chercher en plus un petit job pour les week-ends. Et comment ça va pour toi à Paris? Très très bien. J'ai beaucoup d'amis ici. J'aime sortir, aller en boîte, voir les expos, visiter des musées et des monuments célèbres. Ah, tu sais, Paris, c'est vraiment chouette. Quels sont tes projets? Combien de temps vas-tu rester à Paris? J'ai une bourse pour un semestre. Après, je rentre en Estonie. Mais je vais peut-être demander une autre bourse. Je ne sais pas encore, je vais voir. En tout cas, je voudrais bien revenir. Quelle est ton impression générale sur la France et sur les Français? J'aime la France et les Français. Et j'adore Paris, ça c'est sûr. Nii, kui te olete nüüd lõpetanud, arvate, et
olete saanud kätte õiged vastused, siis ütlen teile, milline on õige vastus, et te saaksite kontrollida. Kõigepealt siis number 1, õige vastus oli 3. D'où est-ce que tu viens? Number 2. Teine on õige vastus. Quel âge as-tu? Number 3. Jälle teine. Quelle étude fais-tu? 4. Õige vastus on esimene. Pourquoi les lettres? 5. Õige vastus on 3. Est-ce que c'est difficile de faire des études en France? 6. Õige vastus oli teine. Est-ce que tout est réglé maintenant? 7. Õige vastus oli 3. Comment est-ce que tu fais pour financer tes études? 8. Õige vastus oli teine. Combien de temps vas-tu rester à Paris? Ja 9. Õige vastus oli esimene. Quelle est ton impression générale sur la France et sur les Français? Nii, asume järgmise lehekülje kallale. Page 69, lehekülg 69. Üleval on sinine kastike jälle meil. Ja seekord siis on siin 3 erinevat tulpa. Õpime, kuidas prantsuse keeles erinevatel puhkudel esitada samu küsimusi. Poser une question tähendabki küsimust esitama. Ja siin on siis 3 erinevat varianti. On la question par l'intonation ehk siis küsimus intonatsiooni abil või intonatsiooniga ehk siis me mängime oma hääletooniga. La question avec est-ce que küsimus est-ce que-ga ehk kas küsimus. La question par l'inversion du sujet ja siis lause aluse koha muutusega küsimuse esitamine. Need on prantsuse keeles siis 3 erinevat varianti, kuidas saab küsimust esitada. Neid ei saa kasutada paralleelselt. See tähendab, et ei ole päris nii, et ma valin ükskõik millise ja siis ta igas olukorras sobib. See kõige esimene, mis on lihtsalt intonatsiooniga, ehk siis me tegelikult moodustame täiesti tavalise jaatava lause või siis ka eitava lause, ühesõnaga täiesti tavaline punktiga lause ja me oma intonatsiooniga märgime siis seda, et ta on küsimus, ehk siis jätame küsimuse lõpu õhku rippuma. Seda kasutatakse prantsuse keeles siis kõnekeeles ainult, ehk siis langue parlée. Kui me räägime igapäevaselt oma perekonnaga, oma sõprade tuttavatega, siis niimoodi saame moodustada küsimust, et lihtsalt näiteks ütleme vous aimez le cinéma? Teile meeldib kino? Küsimusena siis, et tegelikult see on täiesti tavaline afirmatiivne lause. Vous aimez le cinéma. Teile meeldib kino või te armastate kino. Aga kui me siis selle intonatsiooniga siin või hääletooniga lõpus mängime, siis sellest tuleb hoopis küsimus. Vous aimez le cinéma? Või siis näiteks tu aimes le cinéma? Il aime le cinéma? Nii, siis kui nüüd järgmiseks vaatame seda est-ce ehk kas küsimust, siis sellisel puhul me peaksime siis seda sama küsimust esitades ütlema est-ce que vous aimez le cinéma? Ehk siis me paneme lause algusesse selle kassi, muidu lause jääb põhimõtteliselt samaks. Ja seda varianti siis kasutatakse langue courante ehk siis tavakeeles. See võib siis olla nii suuline kui ka kirjalik keel, kui me kirjutame näiteks oma sõpradega e-maile või siis isegi kirju või siis kirjutame mingisuguseid täiesti tavalisi tekste, mis on mõeldud näiteks ainult meie silmadele või sõprade silmadele. Sellisel juhul me saame moodustada küsimust est-ce que abil. Ja siin need teiste isikutega siis seesama küsimus est-ce que tu aimes le cinéma ja est-ce qu'il aime le cinéma. Ja siis on meil 3. tulp, kus on langue soutenue, mis siis eesti keeles võiks öelda, et ametlik keel või kirjakeel. Ehk siis kui me räägime isikutega, kellega me peaksime kasutama korrektset keelt, keda me näiteks teietame, või siis kui me kirjutame mingisuguseid selliseid natuke ametlikumaid asju koolis
kirjandeid näiteks või me kirjutame raamatut või me kirjutame ajalehte artiklit või noh, me räägime näiteks uudistes telediktorid, kuidas nad räägivad või siis minister, kes võtab sõna või õpetaja, kes räägib väga korrektses keeles oma õpilastega, siis peaks moodustama küsimusi selle reegli järgi. Ja sellisel juhul siis vahetavad siis öeldis ja alus lauses oma kohad. Normaalselt oleks siis, et alus on enne öeldist või tavalause puhul, aga küsimuse puhul siis öeldis pannakse aluse tegija ette. Ja siis sellisest lausest nagu vous aimez le cinéma tuleb hoopis aimez-vous le cinéma, aimes-tu le cinéma, aime-t-il le cinéma. Ja nagu te siis näete, peate sellisel juhul siis panema, kui see aluseks on siis see asesõna, siis see tegusõna ja asesõna vahele väikse kriipsukese. Ja kui siis see tegusõna lõpeb täishäälikuga ja asesõna algab täishäälikuga, sellisel juhul prantslased peavad sinna vahele panema ka tähekese, mis reeglina on siis T, et paremini välja hääldada. Ehk siis me ütle mitte, näiteks kui meil on affirmatiivne lause il aime le cinéma, ta armastab kino, ja me tahame moodustada sellest langue soutenue ehk siis selle ametliku keele kasutusega küsimust, siis me ei ütle mitte aime-il le cinéma, vaid aime-t-il le cinéma. Ja see täht peab olema siia ka välja kirjutatud, sest et tegelikult teda, see ei ole nagu tavaliselt me oleme harjunud, et kui me teeme siis hääldame sõna lõppudest välja mingisuguseid häälikuid, mida me tavaliselt ei häälda, siis nad on seal nagu kirjutatud juba, aga sellise konstruktsiooni puhul seda T-d siin mitte kuskil ei ole, nii et ta tuleb ka kirjapilti lisada aime-t-il le cinéma. Vaatame neid teisi näiteid siin veel. Langue parlée. Vous habitez où? Nii kui meil on siis vaja küsida, et näiteks kus te elate, siis me ei saa öelda päriselt, et noh, et täpselt see sama lause, mis oleks siis tavaline jaatav punktiga lause. Et sellele lihtsalt paneme küsimärgi, sest et vastasel juhul ta annaks juba kõik selle info ära, aga meil ei ole paraku seda infot, me ei tea, kus inimene elab, me tahame küsida, kus ta elab, siis tavalises igapäevases kõnekeeles me siis alustame seda lauset nagu täiesti tavalist affirmatiivset lauset, vous habitez, te elate, aga siis paneme selle küsisõna selle määruse asemele siia. Vous habitez où? Te elate kus? Langue courante ehk siis selles igapäevases keeles, mida võib siis ka kirjutades kasutada, aga mitte ametlikus situatsioonis, me paneksime siis selle küsisõna ette ja est-ce-que kasutame jälle où est-ce que vous habitez või siis où est-ce que tu habites, où est-ce qu'elle habite. Ja langue soutenue ehk siis selles kõige kõrgemas keeleregistris oleks où habitez-vous, où habites-tu, où habite-t-elle. Nii, siis järgmiseks vous rentrez quand, samamoodi siis meil ei ole infot teada, ajamäärus on siin siis puudu, te tulete koju millal. Vous rentrez quand, ajamääruse asemel on siis see küsimus millal, quand. Samamoodi siis, kui me est-ce küsimust esitame, siis paneme selle quand siia lause ette, siis est-ce ja siis see lause ise. Quand est-ce vous rentrez? Quand est-ce tu rentres? Quand est-ce il rentre? Ja langue soutenue, ehk siis sellest kõige ametlikumas registris oleks quand rentrez-vous? Quand rentres-tu? Quand rentre-t-elle? Või siis veel üks näide siin. Vous faites quoi? Te teete mida? Otse tõlkes. Tu fais quoi? Elle fait quoi? Est-ce que küsimuse puhul oleks siis qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait? Näete sellest quo'st, mis on siis rõhulises asetuses, mis või mida prantsuse keeles, kui ta läheb sinna lause ette ja talle kohe järgeb est-ce, siis me peame kasutama seda mitterõhulist vormi. Ehk siis que, mitte quoi ja que, temaga juhtub veel selline asi, kui talle järgneb täishäälikuga e siin, et ta kaotab oma viimase e ära ja sinna tuleb ülakoma. Nii et see on que, est-ce tegelikult, aga kuna siis est-ce algab
täishäälikuga, siis sealt vahepealt que täishäälik lõpust kaob ära. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'elle fait? Ja langue soutenue. Que faites-vous? Que fais-tu? Que fait-elle? Nii, ja nota bene siis. Qui est-ce? Moodustame küsimuse siis. Qu'est-ce que c'est? Qui est-ce? Qu'est-ce que c'est? Nii. Ja siis edasi saate vaadata ka selle kohta täpsemalt veel leheküljel 157. Nüüd aga edasi jälle audioharjutuste juurde. Harjutused siis 99 ja 100. Exercice d'écoute numéro 99 et 100. Exercice 3, harjutus 3. Transformer cette conversation entre amis en une conversation formelle entre Madame Dufour et Monsieur Leclerc. Puis, écoutez. Ehk siis ülesanne. Te peate muutma selle täiesti tavalise sõprade vahelise igapäeva kõne või igapäevase dialoogi siis ametliku keelekasutusega dialoogiks, kus räägivad omavahel siis Madame Dufour ja Monsieur Leclerc. Seejärel saate kuulata ja kontrollida, et kui hästi või halvasti teil see välja tuli. Kõigepealt siis kuulame seda dialoogi sellises variandis, nagu see siin kirjas on, ehk siis sõprade vahelist jutuajamist, siis loeme, tõlgime, siis panete pausi peale, üritate kirjutada siis sellise dialoogi samade andmetega, mis oleks ametlikus keelekasutuses ja seejärel kontrollime. Aga alustame siis kuulamisest. Samal ajal, kui te kuulate, ajage sõrmega siis dialoogist järgi ka ja vaadake, kui palju te aru saate. Exercice 3A. Deux vieux amis, Madeleine Dufour et Rémi Leclerc, se rencontrent. Salut Madeleine, ça va? Salut Rémi, très bien et toi? Tu habites où maintenant? J'habite à Toulouse et toi? Moi, j'habite à Nice. Et tu fais quoi? Je suis prof. Tu es mariée? Eh bien oui, je suis mariée. Et tu as des enfants? J'ai une fille, elle a 2 ans. Et toi? Moi, sans enfant et toujours célibataire. Nii, vaatame nüüd. Mina loen. Teie kordate järgi ja siis kontrollime, kas te saite aru, ehk siis mina loen teile tõlke. Salut Madeleine. Ça va? Tere Madeleine, kuidas läheb? Salut Rémi. Très bien et toi? Tere Rémi, väga hästi ja sul? Tu habites où maintenant? Kus sa praegu elad? J'habite à Toulouse. Et toi? Ma elan Toulouse'is ja sina? Moi j'habite à Nice. Et tu fais quoi? Mina elan Nice'is. Ja millega sa tegeled? Mida sa teed? Je suis prof. Ma olen siis olenevalt nüüd kontekstis õpetaja gümnaasiumis või siis professor, õppejõud. Tu es marié? Kas sa oled abielus? Eh bien oui, je suis marié. Kuidas siis eesti keeles seda nüüd öelda? Eh bien oui. Eesti keeles otsetõlkes oleks hästi jah, aga ma ütlen, et eesti keeles võiks võib-olla parem öelda lihtsalt, et jaa, ma olen abielus. Et tu as des enfants? Ja kas sul lapsi on? J'ai une fille, elle a 2 ans. Mul on tütar, üks tütar, ta on 2-aastane. Et toi? Ja sina? Moi, sans enfant et toujours célibataire. Mina ilma lasteta või lapsi pole ja ikka veel vallaline. Nii, panete pausi peale, proovite muuta selle kõnekeelse dialoogi ametlikuks formaalseks dialoogiks, mida siis omavahel peavad Madame Dufour ja Monsieur Leclerc ja seejärel kuulame õigeid neid
väljendeid siis langue soutenus selles dialoogis. Kui te olete nüüd dialoogi ringi teinud, siis saate kohe kontrollida audio pealt, kuidas teil läks. Exercice 3B. Deux anciens collègues, Madame Dufour et Monsieur Leclerc, se rencontrent. Bonjour Madame Dufour, comment allez-vous? Bonjour Monsieur Leclerc, je vais bien, et vous? Où est-ce que vous habitez maintenant? J'habite à Toulouse, et vous? Moi j'habite à Nice. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis professeur. Êtes-vous marié? Oui, je suis marié. Avez-vous des enfants? Oui, j'ai une fille, elle a 2 ans. Et vous? Vous avez des enfants? Non, je n'ai pas d'enfants. Je suis toujours célibataire. Nii, loodan, et teil läks hästi. Üldiselt siin midagi keerulist ei ole, eriti kui teil see tabel on siin ees. Läheme edasi. Exercice numéro 4. Harjutus number 4. Complétez avec est-ce que ou qu'est-ce que. Peate siis siia lünkudesse panema kas est-ce que, kas või qu'est-ce que, mis üldjuhul tähendab siis mis või mida. Pange hetkeks pausi peale, tehke harjutus ära, siis ütlen õiged vastused. Harjutus 4 õiged vastused. 1. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Ehk siis teine variant. 2. Qu'est-ce que tu lis? Ehk siis jälle teine variant, mida sa loed. Grammatiliselt on iseenesest võimalik est-ce que tu lis ka, aga siis see tähendaks, kas sa loed. 3. Est-ce que tu as un stylo? Ehk siis esimene variant, kas sul on pastakat. 4. Qu'est-ce que nous allons faire ce soir? Teine variant, mida me täna õhtul teeme. 5. Est-ce que vous connaissez Romain Duris? Kas te tunnete Romain Durisi? Exercice 5, harjutus 5. Les mères veulent tout savoir. Emad tahavad kõike teada. Imaginez les dialogues et jouez les scènes. Kujutage ette siis dialoogid või mõelge välja dialoogid ja mängige neid stseene läbi. Teile ülesandeks siis selle ülesande esimene osa ehk Imaginez les dialogues. Siin on siis 2 dialoogi, mille te peaksite kirjutama. Esimene on siis tütre ja ema vahel. Tütar ütleb, maman, j'ai un nouveau petit copain. Ema, mul on uus poissõber. Prantsuse keeles petit copain, mis tähendab otseses tõlkes väikesemu, tähendab siis poissõpra, nagu inglise keeles boyfriend. Maman, j'ai un nouveau petit copain. Ja ema küsib, ah bon, il s'appelle comment? Kas tõesti, mis ta nimi on? Kirjutage need välja ja siis katsuge mõelda nii palju küsimusi, kui te oskate ja kui te suudate välja mõelda, mida see ema veel tütre käest selle uue poissõbra kohta võiks küsida ja kuidas tütar võiks vastata. Ja teine dialoog. Poeg räägib emaga. Maman, j'ai une nouvelle copine. Ema, mul on uus sõbranna. Vihje siis taaskord girlfriendile, nii-öelda. Prantsuse keeles siis see sama variant, mis see petit copain oli naissoost, oleks siis petit copine, mis tähendab väike naissoost semu või väike sõbranna, mida kasutatakse siis, aga kui noormees ütleb emale, et j'ai une nouvelle copine, mul on uus sõbranna, see võib tähendada siis niisama sõbrannat, aga ma kujutan ette, et antud kontekstis iga ema saab aru, et mõeldud on siis girlfriend'i, mitte niisama sõbrannat. Ja ema küsib, et see qui? Ah soo, ja kes see on? Samamoodi siis püüdke kirjutada välja, mis küsimusi ema võiks poja käest küsida ja kuidas poeg võiks nendele vastata. Pange pausi peale ja kirjutage need 2 dialoogi. Kui need 2 dialoogi on nüüd tehtud, siis läheme edasi, keerame lehte, page 70, lehekülg 70, exercice 6, harjutus 6. Interrogez votre partenaire pour remplir sa fiche dans le cahier d'exercice, exercice 10 à la page 45.
ehk siis ülesanne näeb tegelikult siis ette, et te oma pinginaabriga koos teeksite seda harjutust, aga kuna teil pinginaabrit ei ole, siis te peate tegema ise. Muudame natukene selle harjutuse kulgu. Teil on lehekülg 141 ja 144 taga antud siis väikesed tabelid, kus on kirjas siis sellised informatsioon inimese kohta. Teie valite ühe nendest, kumba te tahate, 141 või 144 ja põhimõtteliselt siis püüate, ei olegi niivõrd oluline, et te täpselt need andmed siit maha kirjutaksite uuesti sinna töövihikusse, aga põhiline on see, et te teeksite selle harjutuse läbi, ehk siis teile on antud siin teatud andmed, mida peab inimese käest siis kätte saama. Teie ülesanne on mõelda välja need küsimused, et kuidas küsida selliseid andmeid, kui te peate kellegi kohta täitma ära näiteks tabeli. Ja siis kuidas see inimene, kelle andmed siin on, vastaks, nii et need andmed välja tuleksid. Ehk siis näiteks, kui siin on esimene on nom, Laurier, prénom Mirjam või siis Remi, vastavalt selle, kas te olete mees või naine. Siis te saate küsida, quel est votre nom, mis on teie perekonna nimi ja vastus, mon nom est Laurier. Või siis, quel est votre prénom, mis on teie eesnimi, mon prénom c'est Mirjam näiteks. Ja nii edasi peate siis otsima õpikust ja oma vihikust andmeid, mis teil on ennem välja kirjutatud, et kuidas siis neid küsimusi esitada. Ja teete nagu iseendaga selle väikese dialoogi, et teil on antud, mis andmeid on vaja, teie peate välja mõtlema, kuidas siis küsida täislausega ja kuidas vastata täislausega, et sellised andmed siis kätte saada. Pange pausi peale, tehke harjutus ära. Nii, kui teil on siis see 6. harjutus nüüd tehtud, läheme edasi. Ja näiteks 7. harjutus, selle me jätame praegu üldse vahele, sest see on ka partneriga või siis pinginaabriga harjutus, et te juba siin üksi mängisite ennast ja siis pinginaabrit. Nii et võtame edasi kohe siit nendest kastikestest. Le futur proche on siis üks uus grammatika osa, millest me teiega täna rääkima hakkame. Kõigepealt siis le futur proche, mida see prantsuse keeles tähendab, see on lähitulevik. Ja see on üks lihtsamaid aegu prantsuse keeles moodustamise mõttes grammatiliselt, kuidas neid moodustatakse. Ei ole midagi keerulist. Andmed on teil olemas ka verbide pööramise tabelis, kui te võtate selle, kus te siis neid igapäevaselt kodus verbe juurde õpite või seda pööramist õpite juurde. Siit on futur proche leheküljel 6 ehk siis kõige viimane lehekülg teie verbide pööramise tabelist. Näete, et sellele on põhimõtteliselt ainult üks kastikene siin pühendatud, ei ole midagi keerulist. Lähitulevik moodustatakse prantsuse keeles siis verbi aller, mis tähendas minema, abil, pöördelised vormid olevikus, mida te oskate peast ilusasti, pluss siis pööratava verbi algvorm. Ehk siis näiteks on teil toodud siin parler, lehe peal ehk siis rääkima. Eesti keeles meil tegelikult nagu väga ei kasutata. Või meil ei ole üldiselt ametlikult neid tulevikuvorme, meil on lihtsalt nagu teatud kasutus, teatud olukordades me nagu moodustame siis oleviku abil, siis samamoodi eesti keeles tegelikult me võime seda öelda, et see tähendas je vais parler näiteks, et ma hakkan rääkima. Aga tegelikult eesti keeles võib seda tõlkida ka lihtsalt ma räägin. See futur proche prantsuse keeles on siis selline tulevik, mis põhimõtteliselt hakkab kohe toimuma. Et ühesõnaga siis, kui midagi on plaanis kohe tegema hakata, ma hakkan nüüd minema, võiks eesti keeles öelda. Või eesti keeles, nagu ma ütlesin, et ta võib ka olevikuga, täiesti tavalise olevikuga väljendada, et ma räägin temaga täna. Ma luban, et ma räägin temaga. Ehk siis see on, et kohe juhtumas ma luban, et ma teen seda lähitulevikus siin. Kohe räägin. Ja moodustatakse siis niimoodi. Je vais parler. Nagu näete, see vais, va, allons, aller, vont, mis on oleviku verbi aller.
pöörded, neid saate siin kasutada ja sellele järgi siis see tegusõna, millega te siis tahate seda lauset moodustada, algvormis, sellele ei muuda mitte midagi. Seega kokku siis tuleb je vais parler, tu vas parler, il, elle va parler, nous allons parler, vous allez parler, il, elle vont parler. Ja nagu ma siis ütlesin, reeglina seda kasutatakse siis lähituleviku jaoks, ehk siis need asjad, mis on kohe juhtumas või mida ma luban, et ma midagi teen. Aga kuna see moodustamine on niivõrd lihtne ja paljuski lihtsam kui siis teine tulevikuvorm, mis prantsuse keeles on, mida näete siin all, see lihttulevik, futur simple, siis prantslased igapäeva kõnekeeles kasutavad hästi tihti ka selle teise tulevikuvormi puhul, mis on siis natuke kaugem tulevik, hästi tihti kasutavad seda futur proche'i, mis tegelikult grammatiliselt ei ole õige, aga kuna seda on nii lihtne moodustada, siis hästi tihti kasutatakse seda, nii et selle üle ei tasu siis imestada, kui prantslased vahel räägivad, et et järgmine aasta ma hakkan midagi tegema, et nad kasutavad ka seda lähitulevikku. Nii, aga nüüd vaatame siis seda kastikest, mis näited siin on toodud, et me ikkagi midagi vahele ei jätaks. Je vais demander une bourse tähendab siis, et mul on plaanis või et ma tahan küsida stipendiumi. Katariina va revenir en France. Katariina tuleb Prantsusmaale tagasi. Ehk siis kasutatud seda futur proche'i selleks, et vihjada sellele, et küll ta varsti kohe tuleb uuesti jälle. Nous allons chercher un petit job. Me otsime väikest tööotsa. Nous allons chercher, ehk siis see on plaanis kohe ette võtta nüüd, mitte kuskil kaugemas tulevikus. Ja compléter la règle. Reegel võiks siis olla le futur proche se construit avec le verbe aller, nagu ma ütlesin, plus le verbe à l'infinitif. Le verbe à l'infinitif tähendab siis prantsuse keeles tegusõna algvorm. Ja saate täpsemalt veel vaadata ka lehekülg 159. Kui me räägime teiega nüüd tulevikuaegadest, siis oleks meil vaja ka tuleviku tarvis määrsõnu. Ja siin on teile antud rohelises kastikeses paar määrsõna, mida teil võib siis tarvis minna. Kirjutage ilusasti vihikusse välja, peate need ära õppima. Küsimus siis quand, millal. Ja näiteks on teil siis siia toodud lisaks la semaine prochaine, mis tähendab järgmisel nädalal või järgmine nädal. Le weekend, nädalavahetusel või nädalavahetus on siis inglise laen. Pendant les vacances, puhkuse ajal. Ja l'année prochaine, järgmisel aastal või järgmine aasta. Katariina pikutab siin. Quels sont les projets de Katariina? Millised plaanid Katariinal on? Imaginez ce qu'elle va faire. Kujutage ette, mis ta siis plaanib teha, mis ta hakkab tegema. Qu'est-ce qu'elle va faire? On siis futur proches. Ja saate kasutada siis neid sõnu, mis teil on siia abiks pandud. Je vais, ehk siis vihjan sellele, et kasutada siin futur proche, et ma hakkan tegema midagi, või ma teen midagi tulevikus. Je voudrais, ma tahaksin, näiteks lire, lugeda, regarder, vaadata, voyager, reisida, visiter, külastada, faire, teha, aller, minna. Pange pausi peale hetkeks ja kujutage ette, et te olete Katariina ja tahate siis kirjutada oma lähituleviku plaanidest. Kui see väike Katariina tulevikuplaani harjutus on nüüd valmis, siis järgmiseks harjutus 9, exercice 9. Complétez les dialogues au futur proche. Täitke siis need lüngad siin dialoogides kasutades lähitulevikku. Pange jälle hetkeks pausi peale. Proovige need lüngad ära täita ja siis ma ütlen teile õiged vastused. Olete nüüd proovinud neid lünkasid täita, ütlen õiged vastused, saate kontrollida. Kõigepealt siis esimene väike dialoog.
Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Va, pange siis tähele, kuidas kirjutakse VAS, sellepärast et on tu. Tu vas travailler? No. Pange tähele, siin on eitus. Seega peab siis ka selle future proche'i panema eitavasse vormi ja see kõlaks niimoodi. Je ne vais pas travailler. Ehk siis see abitegu sõna aller on nö ja pa vahel ja travailler jääb lõppu. Tihti eestlased tahaksid öelda niimoodi, et je ne vais travailler pas. Ei, abitegu sõna, kui on prantsuse keeles selliste verbivormidega tegemist, kus on kasutusel abitegu sõna ja siis see peamine tegusõna, siis nö ja pa vahele jääb ainult abitegu sõna. Seega, no, je ne vais pas travailler, je vais voir des amis. Qu'est-ce que vous allez faire? Nous allons dîner ensemble. Où est-ce que vous allez dîner? Nous allons dîner dans un petit restaurant marocain. Tõlgin ka, kui teil äkki jäi midagi arusaamatuks. Mida sul on plaanis sel nädalavahetusel teha? Kas sa töötad? Ei, mul ei ole plaanis töötada või ma ei tööta. Ma kohtun oma sõpradega. Mis te teete? Mis teil on plaanis teha? Me läheme koos õhtusöögile. Kus te lähete õhtusöögile? Kus teil on plaanis õhtusööki pidada? Me lähme õhtusöögile väikesesse Maroko restorani. Ja loodan, et panite tähele siin, et kuigi prantsuse keeles kõikides lausetes on kasutusel, siis futur proche ja eesti keeles neid erinevaid variante, kuidas seda tõlgitakse vastavalt kontekstile, on siis erinevaid. Teine. Qu'est-ce que tu vas faire ce week-end? Tu vas regarder la télé? Non. Je ne vais pas regarder la télé. Je vais lire. Qu'est-ce que tu vas lire? Je vais lire un roman d'Albert Camus. Quel roman vas-tu lire? Je vais lire L'étranger. Küsimus siis. Mis sul on plaanis sel nädalavahetusel teha? Mida sa hakkad sel nädalavahetusel tegema? Mida sa sel nädalavahetusel teed? Kas sa vaatad telekat? Ei, mul ei ole plaanis telekat vaadata või ma ei hakka telekat vaatama. Mul on plaanis lugeda. Mida sa lugema hakkad? Ma hakkan lugema Albert Camus ühte romaani. Millist romaani sa siis loed? Ma loen L'étranger. Exercice 10. Faites de petits dialogues comme dans l'exercice 9. Tehke ise väikesed dialoogid, nagu oli harjutuses number 9. Valite siis ühe nendest kolmest või kes on eriti usin, see võib teha ka loomulikult kõik ära. Mida rohkem te harjutate, seda parem teile, seda paremini jääb meelde. Esiteks variandid siis. Esimene on siis faire, saate kasutada, étudier, regarder la télé, un film de Kubrick, Lolita. Ehk siis tegema, õppima, televiisorit vaatama, Kubricki film, Lolita. Selliste sõnadega siis samalaadne dialoog. Või numero 2 teiseks. Faire, étudier en Estonie, étudier en France, à l'université Paris 12, la sociologie. Ehk siis siin ilmselt ei ole tegemist nädalavahetuse või homse päevaga, vaid mõelge siis ise, mis ajaks küsimus võiks moodustada, et millal siis midagi tehakse. Siin on siis tegema, Eestis õppima, Prantsusmaal õppima, Pariisi 12. ülikoolis või Pariisi ülikooli 12. osas siis õppima ja sotsioloogia. Ja kolmas variant, faire, demander une bourse, travailler le week-end dans un café. Tegema,
stipendiumi küsima, nädalavahetustel töötama, kohvikus. Pange pausi peale ja tehke dialoog. Üksteist. Räägite natukene ka endast või kirjutate õigemini. Quels sont vos projets pour le week-end, pour les vacances, pour l'année prochaine? Kirjutate 3 lauset. Rääkides sellest, siis millised on teie plaanid esimeses lauses nädalavahetuseks, teises lauses järgmise puhkuse ajaks ja 3. lauses järgmiseks aastaks. Pange pausi peale, kirjutage laused. Nii, lehekülg 70. Lõpus väikene roosa kastikene. Vaatame läbi, mis siin meile siis tutvustatakse. Demander et dire la cause et le but. Kuidas siis küsida ja öelda põhjust ja eesmärki. Küsimus. Pourquoi fais-tu du français? Miks sa õpid prantsuse keelt? Nagu te mäletate, siis sellest eelmisest õppetükist, kui me rääkisime millegiga tegelema, sinna alla käisid siis ka keeled. Eesti keeles me ei ütle, et ma tegelen prantsuse keelega. Eesti keeles öeldakse, ma õpin prantsuse keelt. Aga prantslastel kasutatakse siis alati seda verbi faire tegema, mis siis antud kontekstis eesti keeles tõlgituna oleks tegelema. Ehk siis pourquoi fais-tu du français? Miks sa õpid prantsuse keelt? Vastus siis näiteks je fais du français parce que c'est une belle langue või pour faire des études en France. Ehk siis cause on põhjus, kui me tahame põhjust välja tuua, je fais du français parce que ma õpin prantsuse keelt sellepärast, et c'est une belle langue, see on ilus keel. Aga kui mul on eesmärk sellega seoses, siis ma saan öelda, je fais du français, ma õpin prantsuse keelt pour selleks, et faire des études en France, Prantsusmaal õppida või Prantsusmaale õppima minna. Seega parce que, sellepärast et, pour selleks, et. Või võib siis öelda ka teistpidi, je veux aller en France, ma tahan minna Prantsusmaale, alors je fais du français. Seega ma õpin prantsuse keelt. Siin võib olla ka donc, aga ärme ajame siis praegu segadusse kasu. Kirjutage mulle üles ja õppige ära see alors. Je veux aller en France, ma tahan minna Prantsusmaale, alors je fais du français. Seega ma õpin prantsuse keelt. Exprimer l'opposition, kui siis me tahame vastandlikkust väljendada. J'écris des poèmes, mais pas en français. Ma kirjutan luuletusi, aga mitte prantsuse keeles. Ehk siis siit jätate meelde selle me, mis tähendab aga. Mais pas, aga mitte. Page 71, lehekülg 71, exercice 12, harjutus 12. Pourquoi apprendre le français? Milleks õppida prantsuse keelt? Choisissez les 3 principaux arguments pour vous. Valige välja teie jaoks olulised 3 peamist argumenti. Comparé avec les autres, seda teie konkreetselt teha ei saa, ehk siis teistega võrrelda. Aga vaatame läbi, mis siin on toodud ära ja siis teie saate mõelda enda peas läbi, miks teie prantsuse keelt õpite. Siin on siis erinevaid põhjuseid ja eesmärke, miks prantsuse keelt õpitakse. Nii, A kõigepealt. Pour voyager en France. Selleks, et Prantsusmaal reisida. B. Pour voyager dans les pays francophones. Selleks, et reisida prantsuse keelt kõnelevates riikides. Mida tegelikult on siis tunduvalt rohkem kui lihtsalt Prantsusmaal, nagu te vast teate. Pour lire en français. Selleks, et prantsuse keeles lugeda. Pour écouter de la musique française.
selleks, et kuulata prantsuskeelset muusikat või prantsuse muusikat. Pour faire plaisir à mes parents. Selleks, et vanematele head meelt valmistada. Parce que j'aime le cinéma français. Sellepärast, et ma armastan või mulle meeldib prantsuse kino. Pour découvrir une nouvelle culture et un nouveau pays. Selleks, et avastada uut kultuuri ja uut riiki. Parce que j'aime la cuisine française, sest ma armastan prantsuse kööki. Pour faire des études en France, selleks, et Prantsusmaal õppida. Pour découvrir une langue intéressante, selleks, et avastada huvitavat keelt. Parce que j'ai des amis en France, sellepärast, et mul on Prantsusmaal sõpru. Parce que c'est obligatoire, sest see on kohustuslik. Teie ülesanne nüüd. Kirjutate välja siit ühte tulpa need asjad, mis te leiate, et kindlasti käivad teie kohta. Miks teie õpite prantsuse keelt? Püüate vaadata ka, kas on selliseid, mis kindlasti ei käi üldsegi teie kohta, mis ei sobi teie motivatsiooni, keeleõppe motivatsiooni kirjeldamiseks. Ja kui on selliseid põhjuseid, mis siin nimekirjas ei ole, aga mis on teid motiveerinud prantsuse keelt õppima, siis proovite ise tõlkida või siis guugeldades leida, kuidas sellist põhjust prantsuse keeles öelda. Exercice 13. Harjutus 13. Qu'est-ce que vous aimez ou n'aimez pas dans le cours français? Nüüd on üks hästi oluline küsimus, mille vastuseid mul oleks ka väga hea meel lugeda, nii et kui te olete need ära kirjutanud, kuigi see on iseseisev ülesanne, aga kui te vähegi soovite, siis võiksite mulle need meili peale saata, ma hea meelega loeksin. Küsimus siis selles, et mis teile meeldib ja mis teile ei meeldi prantsuse keele tunnis. Äkki ma saan kuidagi paremini aidata teid, kui te mulle ütlete, mis teie rohkem vaja oleks. Justifiez votre réponse, põhjendage oma vastust. Ja siin on teile siis toodud näiteid, et kuidas te saaksite neid lauseid alustada. Je trouve que see, ma leian, et see on de, mida teha. Je trouve que see, me, ma leian, et see on, aga näiteks. Je trouve que c'est difficile d'apprendre la grammaire. Ma leian, et on raske õppida grammatikat. Je trouve que c'est utile, mais ennuyeux. Ma leian, et see on tarvilik, kasulik, aga samas igav. Siin on teil siis näiteks toodud ka teatud asjad, mille õppimine siis on kuidagi iseloomustatud teie meelest kas negatiivselt või positiivsed ja siis need positiivsed ja negatiivsed omadussõnad, mida te saaksite kasutada. Kõigepealt siis siin vasakul pool apprendre des mots, sõnade õppimine või apprendre la grammaire, on siis grammatika õppimine, écouter des chansons, laulude kuulamine, écouter des dialogues, dialoogide kuulamine, lire des dialogues, dialoogide lugemine, faire des exercices, harjutuste tegemine, parler, rääkimine, lire, lugemine, écrire, kirjutamine. Et nendega saate siis, neid asju saate siis kommenteerida või võite otsida ise sõnavara juurde, aga need on sellised põhilised asjad, millega siis me oleme tegelenud, välja arvatud siis laulude kuulamist meil siin ei ole olnud. Aga muidu sõnade õppimine, grammatika, dialoogide lugemine, harjutuste tegemine, rääkimine, rääkimisel te minu tagasisidet küll ei saa, aga te peaksite siis ise seda tegema, aga see võib-olla ongi üks asi, mida te saate kommenteerida, et kui hästi te tunnete, et te saate selle rääkimisega hakkama ilma, et õpetaja konkreetselt kuulaks ja parandaks. Lugemine ja kirjutamine siis. Nii.
positiivselt siis saate öelda facile, lihtne, utile, tarvilik või kasulik, intéressant, huvitav, génial, geniaalne, nagu suurepärane, väga hea, amusant, lõbustav või selline eesti keeles oli parem sõna kindlasti ka selle jaoks, meeltlahutav. Ja siis negatiivne, difficile, raske, inutile, mõttetu, kasutu, ennuyeux, igav, null, noh, eesti keeles võiks öelda null otsetõlkes, aga see tähendab siis täiesti mõttetu, pole nagu üldse vajalik. Dur, raske, siis natuke teises mõttes kui difficile on nagu pigem keeruline, dur selles mõttes raske, et mitte keerukuse mõttes, aga lihtsalt mingis teises mõttes on nagu väga raske seda asja teha. Näiteks häälduse puhul, et c'est très dur. Nii, see harjutus saate siis pausi peale panna, selle harjutuse ära teha ja kui te vähegi soovi on, siis ma oleksin väga tänulik, kui te saadaksite mulle seda tagasisidet. Saaksime asja ehk parendada. Edasi aga nüüd siis foneetika. Töövihikust kuulamisharjutus 101. Exercice d'écoute numéro 101. Siin on siis lehekülg 42 töövihikus. Écoutez si vous entendez le son E comme dans le café ou le son E comme crème. Seega, kas teil on E või E? E. Kui ma nüüd kõrvuti panen, siis ma kujutan ette, et te kindlasti kuulate seda vahet. E. Üks on nagu rohkem I-poolne E ja teine on A-poolne E. Aga kui nad on nüüd sõnades, proovige, siis see esimene siis on E, teine E. Kumba te kuulete, tõmmake sinna linnuke või ristikene ja siis ma ütlen teile õiged vastused. Phonétique. Les sons E, E. Café, crème, elle aime. Écoutez et notez si vous entendez le son E, comme dans café, ou le son E, comme dans crème. Un thé, une bière, un verre, un télégramme, une fête, un musée, un poème, la poésie, mon adresse, mon numéro. Ja õiged vastused. Esimene oli ülemine, teine alumine, kolmas alumine, neljas ülemine, viies alumine, kuues ülemine, seitsmes alumine, kaheksas ülemine, üheksas alumine ja 10. ülemine. Exercice d'écoute numéro 102. Kuulamisharjutus number 102. Écoutez et répétez. Kuulake ja korrake. J'écoute une chanson de Léo Ferré. Vous pouvez répéter? Où allez-vous cet été? Vous allez à l'île de Ré?
Vous préférez le café ou le thé? Ma mère aime les poèmes de Verlaine. Mon père adore Charles Baudelaire. Mon frère aime faire la fête. Moi, j'ai très mal à la tête. Je regarde La Belle et la Bête. Exercice numéro 103. Harjutus 103. Kuulamine siis. Kõigepealt pange pausi peale jälle. Proovige ise lugeda. Rõhutada seda, et kumb teie meelest siis on, kas E või E. Seejärel kuulate ja kordate järgi. Nii, kuulame ja kordame järgi. Lisez, puis écoutez. Je vais au café. Je voudrais un thé au lait. Vous allez à La Rochelle? Je vais à Saint-Tropez. L'année prochaine, je vais dans les Pyrénées. Je n'aime pas la télé. Je préfère aller au cinéma. J'aime les comédies de Molière. Je lis un poème de Jacques Prévert. Très bien. Automatisme. Exercice d'écoute numéro 104. Kuulamise harjutus number 104 siis. Passer de la langue parlée à la langue soutenue. Ehk siis igapäevasest räägitavast keelest peate siis moodustama lause, mis oleks ametliku keele vääriline, ametliku keeleregistri vääriline. Näide on teil siis tu t'appelles comment, kuidas, sinu nimi on mis otsetõlkes, aga siis ametlikult peaks, isegi kui me sinatame, ütlema comment t'appelles tu. Proovime. Automatisme. Passer de la langue parlée à la langue soutenue. Tu t'appelles comment? Comment t'appelles-tu? Vous vous appelez comment? Comment vous appelez-vous? Vous habitez où? Où habitez-vous? Ils habitent où? Où habitent-ils? Vous faites quoi dans la vie? Que faites-vous dans la vie? Vous aimez le cinéma? Aimez-vous le cinéma? Il fait quoi dans la vie? Que fait-il dans la vie? Il s'appelle comment? Comment s'appelle-t-il? Vous aimez la musique classique? Aimez-vous la musique classique? Elle habite où? Où habite-t-elle? Vous faites quoi ce week-end? Que faites-vous ce week-end? Très bien. Tänase loengumaterjali oleme siis ilusasti läbi võtnud. Kodune ülesanne. Kõigepealt siis loomulikult jälle 10.
õppetüki sõnad vihikust ja ühtlasi ka sõnavaralehtedelt sõnavara juurde. Seekord siis panin teile natukene loomade ja loodusega seotud sõnavara siia vahele. Loen siis ette, kuidas hääldatakse need prantsusekeelseid sõnu. Teie kordate järgi, seda tõlget ei ütle. Âne, arbre, arc-en-ciel, biche, brouillard, canard, champ, cheval, mitmuses des chevaux, chèvre, ciel, cochon, crocodile, éclair, éléphant, fleur, forêt, girafe, herbe, hippopotame, humide, inondation, jardin, lac, lion, loup, lune, mouche, mouton, neige, nuage, oiseau, orage, ours, plante, pluie, pont, renard, rivière, sec, singe, soleil, tempête, terre, tortue, vache, vent, zèbre. Bien, seega vihikust 10 õppetüki sõnad, mis välja kirjutasite ja sõnavaraleht U2L5. Verbid. Kordamine on tarkuse ema, nagu te teate, ehk siis kordate kindlasti neid, mida juba teate. Lisaks seekord õpite, kus on minu sõnavaraleht, õpite juurde servir, connaître ja savoir, ehk siis lehekülg 2, need 3 viimast sõna. Loeme korra läbi ka. Servir, mis tähendab siis kas serveerima, katma lauda või siis servima, tennises näiteks. Je sers, tu sers, il, elle sert, nous servons, vous servez, il, elle servent. Täpselt samamoodi pööratakse siis ka näiteks vivre, mis tähendab elama, ja suivre, mis siis tähendab järgnema kellelegi ja mille esimene pööre siis sarnaneb être esimese pöördega. Nii connaître, mis tähendab tundma. Je connais, tu connais, il, elle connaît, nous connaissons, vous connaissez, ils, elles connaissent. Ja savoir, teadma. Je sais, tu sais, il, elle sait, nous savons, vous savez, il, elles savent. Siin pange tähele seda nu ja vuu vormi kindlasti, et te hääldaksite õigesti. See S tuleb siin hääldada välja S-ina, sest kui te ütlete nous avons
ja vous avez, siis see on juba verb avoir. Kindlasti peab olema siis nous savons ja vous savez. Seega teie verbidest või tegusõnadest siis kordamine servir, connaître, savoir juurde ja futur proche loomulikult lähitulevik, millest me teiega seekord rääkisime. Vaatate ilusasti üle, kuigi seal midagi keerulist ei ole, kuna te oskate seda verbi alle juba päris tükk aega pöörata. Ja loomulikult siis töövihikust cahier d'exercice, lehekülg 43-45, harjutused 3-11, mis te siis täidate ära. Sellel uniteel, millega me siis selles konkreetses loengus tegelesime, või mitte uniteel, vaid leçonil, on siis juures ka see viimane kultuurilisa invitation au voyage 2. Selle jaoks ma panen teile eraldi audio ja selle lõpus siis selgitan ka konkreetselt, mida ta siis, kuna nüüd see teine unitee saab meil läbi, ehk siis tuleb jälle testi teha, et mis te siis testi jaoks kordate. Aga ennem palun siis tehke need kodused ülesanded ära, kui te edasi järgmise audio juurde lähete. Au revoir! Unité 2, invitation au voyage 2. Teise õpiku osa, reisikutse number 2 siis. La France, Prantsusmaa. 1. Regardez les photos. Connaissez-vous ces monuments? Trouvez pour chaque photo le nom correspondant. Esimene harjutus. Vaadake neid fotosid. Kas te tunnete neid vaatamisväärsusi? Leidke igale fotole vastav nimetus. Pange pausi peale. Usun, et see on selline harjutus, millega te peaksite suhteliselt kiiresti ja hästi Google'i vahendusel hakkama saama. Ehk siis katsuge kirjutada need nimetused, mis teil siin antud on ja vaadake, millised pildid võiksid nendele vastata. Kui olete valmis saanud, siis panete audio jälle tööle ja ma ütlen teile, millised pildid siis tegelikkuses millisele kirjeldusele vastavad. Nii, esimese harjutuse õiged vastused. Pilt number 1 on Les Arènes d'Arles. Pilt number 2 on Les Grottes de Lascaux. Pilt number 3 on La Cité de Carcassonne. Pilt number 4 on Le Palais des Papes. Pilt number 5 on Le village de Locronan. Pilt number 6 on Le parc national des Écrins. Pilt number 7 on La côte sauvage de Quiberon. Pilt number 8 on Le château de Chenonceau. Pilt number 9 on Les menhirs de Carnac. Ja pilt number 10 on La cathédrale de Chartres. Exercice numéro 2, harjutus number 2. Lisez les textes et dites où se trouvent ces monuments et ces lieux. Consultez aussi la carte touristique de la France. Lugege neid tekste ja öelge, kus asuvad need vaatamisväärsused ja kohad. Uurige ka Prantsuse turismikaarte. Saate kas guugeldada omale kaardi või võite kasutada seda kaarti, mis teil siin õpiku taga kaane küljes on. Nii, mis me siis nüüd teeme? Ülesanne siis nüüd selline, et ma paluksin kõigepealt, et te paneksite pausi peale, loeksite need kirjeldused läbi. Kui soovite, võite tõlkida kirjalikult ja sõnaraamatu abiga. Kui soovite, siis ainult lugege läbi ja vaadake, et mis teie aru saate, millest jutt on ja kas te
oskate üles leida need kohad Prantsusmaa kaardi pealt. Seejärel panete uuesti audio tööle ja loeme koos neid tekstikesi ja mina siis tõlgin ära, saate kontrollida, kui hästi või halvasti te aru saite. Nii et pange siis praegu pausi peale ja asume tööle. Kui te olete nüüd need 10 väikest tekstikest läbi lugenud, siis te võib-olla märkasite seda, et kõik nad on seotud otseselt nende piltidega ja siis nimetustega, mis eelmise lehekülje peal olid välja toodud. Ja seega ma arvan, et loeme neid selles järjekorras, mis järjekorras on pildid. Ehk siis alustame sellest tekstist, mis käiks idee kohaselt pilti number 1 juurde. Ja see oleks tekst B. Mina loen teie kordade järgi ja siis ma tõlgin. Arles est la ville de province qui a le plus de monuments de l'époque romaine. Un temple, un amphithéâtre, appelé les arènes, un forum, un cirque, des thermes, des aqueducs. En 305, l'empereur Constantin s'est installé à Arles et fait de la ville la petite Rome de Gaule. Nii. Proovime siis tõlkida, vaatame, kuidas teie aru saite ja mis tegelikult kirjas on. Arles on linn Provence'is. Provence on siis üks Prantsuse piirkondadest, kus asub kõige rohkem Rooma perioodi vaatamisväärsusi. Tempel, amfiteater, mida nimetatakse siis areenideks, foorum ehk siis turg, tsirkus, termid, mis tähendab siis saunad ja akvedukt. 305. aastal kolis siis imperaator Konstantinus Arlisse ja tegi sellest linnast väikese Gallia Rooma. Gallia oli siis Prantsusmaa kunagine üks piirkond, kus elasid gallialased. Kui te äkki tunnete Asterix ja Obelixi, kes on muidugi välja mõeldud tegelased, aga põhimõtteliselt nende lugu põhineb siis see nendel Prantsusmaa nii-öelda päris elanikel. Nii, see oli siis B, mis vastas esimesele pildile. Teise pildi juurde käib meil tekst Ö, ehk eesti keeles E. Vabandust, me pole teiega treeninud lugemist, see oleks ka vast kasulik. Loen ükskord veel, et te saate samal ajal lugeda ja kui soovite, siis saate lugemist treenida selle abil, ehk siis kerite tagasi ja proovite uuesti. Arles est la ville de Provence qui a le plus de monuments de l'époque romaine. Un temple, un amphithéâtre appelé les arènes, un forum, un cirque, des thermes, des aqueducs. En 305, l'empereur Constantin s'est installé à Arles et fait de la ville la petite Rome de Gaule. Nii, nüüd siis number 2 pilt. Tekst vastab siis sellele. Loen, teie loete järgi ja siis tõlkime. La grotte de Lascaux a été découverte en 1940. Et elle a été ouverte au public en 1948. Pour mieux conserver ces peintures préhistoriques, on l'a fermée en 1963 et réouvert en 1983.
mais seulement pour quelques personnes par jour. Niisiis, la grotte de Lascaux, Olaxis Lascaux koobas, a été découverte en 1940, avastati 1940. Aastal et elle a été ouverte au public en 1948 ja avati publiku või rahva jaoks 1948. Aastal. Pour mieux conserver ces peintures, selleks, et paremini selle maalinguid säilitada, peinture préhistorique, neid eelajaloolisi maalinguid säilitada, on l'a fermé en 1963, see suleti 1963. Aastal et réouverte en 1983 ja avati uuesti 1983. Aastal, mais seulement pour quelques personnes par jour, kuid ainult mõnede isikute jaoks päevas, ehk siis sinna saab sisse ainult paar inimest päevas. Loen uuesti aeglaselt, et saaksite minuga koos lugeda. La grotte de Lascaux a été découverte en 1940 et elle a été ouverte au public en 1948. Pour mieux conserver ces peintures préhistoriques, on l'a fermée en 1963 et réouverte en 1983, mais seulement pour quelques personnes par jour. Kolmas pilt ja sellele vastab siis tekst C. La cité de Carcassonne dans les Pyrénées est une cité médiévale fortifiée, très bien conservée. Les deux murs d'enceinte de 3 km avec leurs 52 tours ont été restaurés au XIXe siècle. Seules 100 personnes habitent à l'intérieur de la cité. Mais 2 millions de touristes la visitent chaque année. Tõlgime. Carcassonne'i linnus, mis asub Püreneedes, on siis kindlustatud keskaegne linnus, mis on väga hästi säilinud. Les deux murs d'enceinte 3 km, 3 kilomeetri pikkused 2 kaitsemüüri avec leur 52 tours, nende 52 torniga, ont été restaurés au XIXe siècle, taastati 19. sajandil. Seuls 100 personnes habitent à l'intérieur de la cité. Linnuses sees elab ainult 100 inimest, mais 2 millions de touristes la visitent chaque année. Aga igal aastal külastab seda 2 miljonit turisti. Nii, loen uuesti aeglaselt, saate kaasa lugeda. La cité de Carcassonne, dans les Pyrénées, est une cité médiévale fortifiée, très bien conservée. Les deux murs d'enceinte de 3 km avec leurs 52 tours ont été restaurés au XIXe siècle. Seules 100 personnes habitent à l'intérieur de la cité, mais 2 millions de touristes la visitent chaque année. Pilt number 4. Ja sellele vastab tekst D. Loeme ja tõlgime siis. Il reste peu de monuments romains à Avignon.
avec la construction de l'immense palais des papes au XIVe siècle, la plupart de ces édifices a été détruite. L'installation des papes à Avignon a fait de la ville la capitale de la région. Nii. Il reste peu de monuments romains à Avignon. Avignonis on säilinud vähe. Avignoni ei ole jäänud väga palju Rooma-aegseid ehitisi, Rooma-aegseid vaatamisväärsusi. Avec la construction de l'immense palais de Pape au XIVe siècle, 14. sajandil ehitatud hiigla suure nii-öelda pappide palee ehitusega seoses, la plupart de ces édifices a été détruits, enamik nendest ehitistest hävitati. L'installation des papes à Avignon, en fait de l'Avignon, pappide, või õigem oleks öelda siis paavstide asumisega, Avignoni asumisega seoses muutus siis Avignon selle piirkonna pealinnaks või sai selle piirkonna pealinna staatuse. Nii, see oli siis 4. pilt. 5. pilt, millele vastab siis tekst F. Ja me jälle unustasin ära, vabandust, et me pidime lugema ka. Läheme tagasi korra selle 4. pildi teksti juurde. Loen aeglaselt ja saate kaasa lugeda. Il reste peu de monuments romains à Avignon. Avec la construction de l'immense palais des papes au XIVe siècle, la plupart de ces édifices a été détruite. L'installation des papes à Avignon a fait de la ville la capitale de la région. Nii, tagasi 5. juurde. Nüüd 5. vastas siis F. Kõigepealt loeme ja tõlgime. Le village de Locronan en Bretagne est restauré et préservé comme un village musée. Locronani küla, mis asub siis Bretagnes, mis on siis, nagu ma ükskord juba mainisin, Prantsusmaa üks piirkond taaskord, mis ei ole siis mitte Suurbritannias, vaid siis üle mere Prantsuse põhjarannikul. Võite kaardi pealt vaadata. Ühesõnaga, see Bretagne väike küla, mille nimi on siis Locronan, on siis restaureeritud ja säilitatud küla muuseumina. Il porte le label Plus beau village de France. See kannab siis silti Prantsusmaa kõige ilusam küla, või siis kannab nimetust Prantsusmaa kõige ilusam küla. Nii. Les hortensias en fleurs sont très caractéristiques de la Bretagne en été. Õitsvad hortensiad iseloomustavad väga suvist Bretagnet. Loen siis uuesti, et te saate aeglaselt minuga koos lugeda ja lugemist treenida. Le village de Locronan en Bretagne est restauré et préservé comme un village musée. Il porte le label Plus beau village de France. Les hortensias en fleurs sont très caractéristiques de la Bretagne en été. Pilt number
6 ja sellele vastab tekst G ehk siis G eesti keeles. Il y a en France 9 parcs nationaux pour la protection de la faune et de la flore. Le parc national des Écrins se trouve dans les Alpes. Il compte 1800 espèces végétales, 210 espèces d'oiseaux et 110 espèces d'animaux. Avec ses sommets de plus de 3000 mètres et ses glaciers magnifiques, le parc est très apprécié des amateurs de ski et d'alpinisme. Nii, Prantsusmaal on 9 rahvusparki selleks, et kaitsta faunat ja floorat. Ehk siis nii loomi, linde kui ka taimi. Écrins rahvuspark asub Alpides. Seal on 1800 erinevat taimeliiki, 210 linnuliiki ja 110 loomaliiki. Tänu selle 3000 meetri kõrgusele ulatuvate tippudele ja ülimalt kaunitele liustikile armastavad seda parki eriti suusaamatöörid ja alpinistid. 7. pilt, millele vastab siis tekst I. La Bretagne a 1100 km de côte, sans compter les îles. Une grande partie de la côte est très touristique, avec des jolies plages, des promenades, des hôtels, des restaurants et des magasins. Mais il reste aussi de super côtes naturelles, dites sauvages. Bretagne on siis 1100 kilomeetrit rannajoont ja seda siis ilma saarte rannajoont sinna hulka lugemata. Suur osa rannajoonest on väga turistidele orienteeritud. Seal on siis väga ilusaid randu, jalutuskäigukohti. Promenaad on tegelikult selline nagu jalutuse tänav, mis on siis ranna peale ehitatud. Hotelle, restorane ja poode. Aga on alles jäänud ka väga suurepäraseid looduslikke rannajooni, mida nimetatakse siis nii-öelda metsikuteks. Loen uuesti, aeglaselt saate koos minuga lugeda. La Bretagne a 1100 km de côte, sans compter les îles. Une grande partie de la côte est très touristique, avec de jolies plages, des promenades, des hôtels, des restaurants et des magasins. Mais il reste aussi de superbes côtes naturelles dites sauvages. 8. pilt, mille juurde siis käib tekst A. On trouve beaucoup de châteaux partout en France. Mais sur la Loire, ils sont particulièrement nombreux.
C'est pourquoi on appelle parfois la Loire le fleuve royal. Les châteaux sont d'époques et de styles différents. Le château de Chenonceau est un bel exemple de château de la Renaissance. Prantsusmaal võib igalt poolt leida palju losse, kuid mööda Loire'i, Loire on siis jõgi, on neid eriti palju, ehk siis Loire'i kallastel on neid eriti palju. Seetõttu nimetatakse Loire'i mõnikord ka kuninglikuks jõeks. Fleuve, prantsuse keeles un fleuve on jõgi. Te olete õppinud nüüd vast ära ka juba selle sõna une rivière, mis on siis nagu inglise keeleski sama tüveline. Rivière on ka jõgi, aga siis kui küsida, mis vahe on rivière'il ja fleuve'il, siis rivière on väiksemat sorti jõgi ja kui on aga hästi suured jõed või hästi suure jõega tegemist, siis öeldakse fleuve prantsuse keeles. Nii, losse on erinevatest aegadest ja erinevatest stiilides. Chenonceau loss on üks väga ilus näide siis renessansi ajastu lossidest. Nii, loen uuesti, saate minuga koos lugeda. On trouve beaucoup de châteaux partout en France. Mais sur la Loire, ils sont particulièrement nombreux. C'est pourquoi on appelle parfois la Loire le fleuve royal. Les châteaux sont d'époques et de styles différents. Le château de Chenonceau est un bel exemple de château de la Renaissance. 9. pilt, millele vastab siis tekst J ehk siis jott. La Bretagne est réputée pour ses monuments mégalithiques. Menhir et dolmens. Les menhirs de Carnac sont les plus célèbres et les plus nombreux. Sur 4 kilomètres, il y a 3000 menhirs. Ils sont entourés de mystères et de légendes. On ne connaît pas leurs secrets, mais on dit que ce sont de très anciens lieux sacrés. Bretagne on tuntud oma megaliidi ajastu monumentide või siis vaatamisväärsuste poolest. Ja nendeks on siis menhiirid ja dolmenid. Carnac'i menhiirid on kõige tuntumad ja neid on kõige rohkem. 4 kilomeetri ulatuses võib siis leida 3000 menhiiri. Neid ümbritsevad saladuslikkus ja legendid. Nende saladus ei ole teada, aga öeldakse, et tegemist on vanade pühapaikadega. Loen uuesti. La Bretagne est réputée pour ses monuments mégalithiques, menhirs et dolmens. Les menhirs de Carnac sont les plus célèbres et les plus nombreux. Sur 4 kilomètres, il y a 3000 menhirs. Ils sont entourés de mystères et de légendes. On ne connaît pas leurs secrets, mais on dit que ce sont des très anciens lieux sacrés. Ja viimane pilt number 10, millele vastab tekst H ehk siis H. La cathédrale de Chartres est une des plus grandes cathédrales gothiques.
Elle possède de très beaux vitraux, les mieux préservés de l'époque médiévale. Ils sont célèbres pour leur couleur bleue, le fameux bleu de Chartres. Chartres katedral on siis üks suurimatest gootistiilis katedralidest. Seal asuvad väga ilusad vitraažid või siis klaasaknad ja need on keskajast kõige paremini säilinud. Nad on kuulsad oma sinise värvi poolest ja nad on siis tuntud kui mis on tuntud kui Chartres sinine, ehk siis selline eriline sinine, mida siis Chartres'iga seostatakse. Loen uuesti, aeglaselt, et saaksite minu koos lugeda. La cathédrale de Chartres est une des plus grandes cathédrales gothiques. Elle possède de très beaux vitraux, les mieux préservés de l'époque médiévale. Ils sont célèbres pour leur couleur bleue, le fameux bleu de Chartres. Loodan, et saite teada mõningaid asju siis Prantsuse vaatamisväärsuste kohta, mida ennem ei teadnud. Kindlasti tunnete Eiffeli torni ja Louvre'i muuseumit ja selliseid asju, aga siin siis natukene sellist informatsiooni, mida nii-öelda esimese ringi turist ei pruugi teada. Lähme edasi kolmanda harjutuse juurde. Exercice 3. Cherchez sur la carte de la France d'autres monuments célèbres et sites naturels. Leidke Prantsuse kaardilt muid tuntud vaatamisväärsusi ja looduslikke kohti. Näiteks siis on mida pakutud teile siia. Monument préhistorique, eelajaloolisi vaatamisväärsusi, monumente. Monument romain, Rooma perioodi vaatamisväärsusi. Monument romain, ehk siis romaani stiilis monumente. Monument gothique, gooti stiilis monumente. Château, losse. Cathédrale, katedraale, église, kirikuid, cloître, kloostreid. Kui keegi ei tea, siis mis vahe on katedralil ja église'il ehk siis katedralil ja kirikul, siis katedral on peakirik ehk siis mingi teatud piirkonna kõige suurem, kõige tähtsam kirik. Nii, ja sit naturel, mis siis on pakutud looduslikke kohti, côte, mis on siis kaldad või siis rannajoon, plage, rannad, mer, meri, montagne, mäed, park naturel, looduslikke parke siis. See ülesanne jääb siis teile tegemiseks. Näiteks Google'i vahendusel või Wikipediast saate otsida, lugeda Prantsusmaa kohta mõnest raamatust, vaadata, milliseid selliseid väga tähtsaid vaatamisväärsusi te veel teada saate, mille kohta te siis enne Prantsusmaa suhtes ei teadnud. Exercice 4. Harjutus 4. Faites votre programme pour un voyage en France. Koostage oma programm Prantsusmaa reisiks. Choisissez la région, dites ce que vous voudriez voir et faire. Valige välja mingi teatud piirkond Prantsusmaalt ja kirjeldage seda, mida te tahaksite näha ja teha. Ehk siis teil on nüüd siin loetud üksjagu erinevate vaatamisväärsuste kohta. Te otsisite ka ise neid juurde selle kõige valguses. Püüdke siis nüüd kujutada ette endale, kui te lähete Prantsusmaale, mida te tahaksite siis kõige rohkem näha, mis oleks teile kõige huvipakkuvam. Ja püüdke selle kohta kirjutada siis oma väike programme. Exercice 5. Harjutus 5. Faites un programme pour vos amis qui veulent visiter l'Estonie.
koostage programm oma sõpradele, kes tahavad Eestit külastada. Ehk siis mõelge nüüd selle peale, mis meil Eestis oleks sellist samaväärset või samas stiilis välja pakkuda ja mida te tahaksite näidata oma Eestisse külla tulnud välismaalastest sõpradele. Seekordne invitation au voyage siis taaskord läbi saanud. Sellega siis koos ka unité 2 ehk siis õpiku teine osa meie 4 õpiku osast, ehk siis me oleme jõudnud põhimõtteliselt oma õpikuga poole peale. Kuna õpiku osa on läbi, siis loomulikult järgneb nüüd test, mille te peaksite Moodles ära tegema. Selleks soovitan siis teil korrata loomulikult kõiki neid harjutusi, mis te olete kirjutanud, sõnavara ja nii edasi. Eriti siis tasub tähelepanu jällegi pöörata töövihikus olevale bilan tööle, bilan, mis oli siis kokkuvõte, eks ole, ja see asub siis lehekülgedel 46-50. Sealt saate siis harjutusi vaadata, kui te need ilusasti ära teete, siis usun, et ei ole mingit probleeme, et te saaksite ka läbitud selle testi, mis ma teile üles panen. Nii. Ja enesekontrolliks veel keerake lehekülg 54, autoevaluation 2, ehk siis siit te saate ilusasti vaadata, kas te oskate või ei oska. Vaatame selle nimekirja läbi. See annab teile võib-olla natukene ka südamerahu. Ehk sellele, kes on ilusasti kõik tööd ära teinud, mis vajalik, sellele annab südamerahu, kes on olnud natuke laisk, sellele võib-olla nii väga mitte. Aga mida siis peale selle teise õpiku osa läbi tegemist peaksite suutma teha, oleks kõigepealt présenter les membres de ma famille, oma perekonnaliikmeid tutvustada, interroger sur une personne, inimese kohta siis küsimusi esitama, faire un petit achat, midagi väikest ostma, décrire le physique et le caractère d'une personne, kirjeldada siis isiku nii füüsilist välimust kui ka siis iseloomu, parler du temps qu'il fait, rääkida ilmast, mis väljas on, dire la date, öelda kuupäeva, parler de mes goûts et préférences, rääkida oma maitsetest ja eelistustest, parler de mes activités de loisirs, oma hobidest ja vaba aja tegevustest rääkida, parler de mes activités sportives, rääkida oma sportlikest tegevustest, proposer des activités, pakkuda välja teistele mingisuguseid tegevusi, poser des questions pour faire une intervjuu jaoks siis küsimuste esitamine, küsimusi esitada, parler de mes projets, tutvustada lühidalt ja lihtsalt oma plaane ja donner mon avis, oma arvamust avaldada. Soovin teile head kordamist ja kohtume teiega juba siis järgmises audioloengus, mis on siis juba õpiku 3. osa, ehk siis olete astunud üle künnisest või siis lävepakust, mis eraldab õpiku esimest poolt ja teist poolt. Au revoir ja à bientôt!